täna näitan 4 erinevat viisi, kuidas teha kohvi. Ja kõige esimene asi, mis kohvi tegemisel ka haagides vajalik on, paneks ka vee keema. See on üks niisugune alustamise asi põhiline. Nii, kui nüüd vesi on nagu keema läinud, siis kõige lihtsam viis, kuidas kohvi ära teha, on niisugune, kus osad kasutavad 3 ühes, 2 ühes. See niisugune pakikene tavaliselt on sõjaväelastel ilusasti nagu metsas kaasas, et siis võtavad lihtsalt kuuma vee, kallavad omale topsi, kallavad vee peale. Ja nii lihtsalt see kohvi ongi valmis, et juba on tehtud, aga üldiselt see kohvi on nagu päris hea nagu kraanikaussi kallamiseks. Selleks on väga sobilik, kui seda külma võtta peale, nagu tassi puhtaks. Selleks on ta nagu väga sobilik kohvi, et mina nagu seda sellist kohvi kaasa ei võtaks omale mitte mingil juhul. Teine variant, kuidas veel teha, on lihtsalt nagu nii-öelda pätikas, võtad kohvi, paned purru sisse, kallad peale vee ja siis ta ka valmis on. See on ka nagu selles suhtes nagu lihtne, lased natuke aega tõmmata, aga kui sulle meeldivad nagu selline asi, kus sul on nii-öelda puru hammaste vahel, siis jube hea kohvi. Aga noh, samas jälle tegelikult kraanikaussi korralikult sobiks hästi. Üks paremaid viisi veel, veidikene parem viis, on võtta omale presskann. Anna presskannu sisse kohvi ja teha sellega, et see on ka selline nii-öelda hea variant, kus saad nagu kergelt valmis selle teha. Samamoodi jälle kiirelt vesi peale. Press peale, ootad natukene, tõmbad, on valmis. Aga sellega nii-öelda haagistes, kui teha kohvi, siis on üks väikene mure tekib sellega alati, et seda tuleb pesta. Et iga kord, kui kraanikaussi lased kohvi, siis sa tead, et see võib nii-öelda sul torud ära ummistada, et ka ei ole just kõige nii-öelda meeldivam viis. Ja nüüd ma näitan sellest viisi, mis on kõige puhtam, kõige parem ja millega tuleb kõige meeldivam kohvi välja. Nii, nüüd ma näitan ära, kuidas minu lemmikversioon käib, et tavaliselt ma võtan selleks termose. Siis on mul niisugune kihvt asi, nagu me nimetatakse Hera V60, mingisugune nii-öelda kohvi tegemisasi. Mis selle juures kihvti on see, et tal käib filter sisse. Paned filtri peale. Mul on juba endal välja kujunenud täpselt nii palju, kui ma nii-öelda kohvi soovin. Nii palju ma siia täpselt panen 200 mõõduühikutäit. Puudu, tipa juurde. Nii. See on pantud ja siis, et mõnusalt seda nii-öelda valada saaks, on mul selline kann, millega saad nii-öelda hästi valada siia sisse. Hommikul üks suurimaid rõõme, mida alati teha, nagu siia nii-öelda valad sisse seda kohvi, siis tuleb alati mõnusad aroomid nii-öelda, mis nii-öelda panevad selle nagu päeva käima kohe sulle. Kohvi on just ära tilkunud, võtad selle kraanikaussi, sest tilgub see veits edasi, et pärast saab selle ära visata selle paberi. Nii on ilusti puhas kohvi käes. Mina panen alati termosesse, et vahel teeb valmis ära. Siis on tunni aja pärast ka nii-öelda mõnus kohvi võtta. Ja nii lihtne see ongi niisugust nii-öelda mõnusat head kohvi teha, et hipsterite käes küsitakse siukse kohvi ees ka päris palju raha ka, nii et on nagu saad öelda, et sul on midagi erilist. Aga kuna te olete nagu rõõmsalt siin ilusasti kanali peal püsinud ja vaadanud, siis ma näitan ühe kihvti asja ka veel ära, et kuidas pannkooki teha nii-öelda haagises. Esimene asi, võta muidugi pann jälle tulele. Panni panin üle tulele. Törts õli ka peale. Ja siis õliga koos. Ja pannkoogi tegemine on tegelikult iseenesest väga lihtne, et lähed poodi, ostad ühe niisuguse pakendatud pannkoogi, raputad enne niiviisi veidikene, keerad korgi lahti ja siis kallad siia rõõmsasti peale. Nii lihtne ongi pannkooki teha haagissuilas.
ja kurat paremat saab olla hommikul kui hea kohvi, pannkook ja tühi pädok nii-öelda. Mis sa andsid mulle? Ei. Mina jäin enda vara.